Me otsustasime lisada Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi rahastatavate projektide hulka Kohtla-Järve poolkoksimäe põlengu likvideerimise. Nende tööde hinnanguline maksumus on üle 4,5 miljoni euro, hinnanguliselt 4,7 miljonit eurot. Ja tööd, mis puudutavad siis konkreetselt nüüd seda põlenguala, peaksid saama valmis järgmise aasta suvel. Kui me nüüd kogu sellest Kohtla-Järve poolkoksimäest räägime, siis selle poolkoksimäe sulgemistööd on käinud juba 2010. aastast alates. Ja tõesti nende tööde käigus siis selgus, et poolkoksimägi sisaldab ka üle kriitilise massi orgaanilist ainet, mis õhu juurdepääsu korral põhjustas isesüttimise. Praegusel hetkel on olukord sellel Kohtla-Järve poolkoksimäel siis selline, et põlengualadel ja ka põlengualasid ümbritsevatel aladel on sulgemistööd peatatud. Kokku puudutab see umbes 6 hektarit, ülejäänud 80 hektaril sulgemistööd jätkuvad, nii et seal takistusi ei ole. Küsitud on meie käest ka siis täpsemalt, et mis nüüd seal ikkagi selle põlengualaga saab ja kuidas me selle lahenduseni jõudsime. Et on siis küsitud lahendust nii Tartu Ülikooli teadlastelt, ekspertidelt kui ka siis konkreetselt kaevandusjäätmete hoidlate põlengute kustutamisele spetsialiseerunud Saksa ekspertidelt. 2 ekspertide kogu tegutsesid üksteisest eraldi või sõltumata, aga jõudsid mõlemad ühele samale järeldusele, et kõige otstarbekam on siis põlengu summutamiseks takistada õhu juurdepääs sellel alal. Nii et nende ekspertide soovituse alusel on ka täpsem tegevuskava koostatud. On läbi viidud kõik vajalikud uuringud ja selle alusel saab siis juba konkreetsemat põlenguala projekti ellu viia. Rahasummadest veel nii palju, et kogu Kohtla-Järve poolkoksi prügila sulgemine ja korrastamine läheb maksma suurusjärguna 38 miljonit eurot. Peaks olema üsna mõtlema panev summa.